ma alustan veidi vihjavalt. Tere, head sõbrad! Siin saalis ja teisel pool ekraani. Mul on äärmiselt hea meel, ma tänan Õdede Liitu kutsumise eest, et vähemalt ütlesid, et tänamine on see, mida väga sageli ei ole, nii et ma tänan Õdede Liitu. Mul on suur au täna olla siin ja teid kõiki ka siis õnnitleda kohe saabuva õdede päeva puhul, see on siis pühapäeval, eks ju. Ja lühidalt oma huvide deklaratsioonist töötan Viljandi haiglas reumatoloogina ja sisearstina ja vahepeal teen midagi muud ka veel. Teen kliinilisi uuringuid ja just tänase päeva tõttu on mul äärmiselt hea meenutada, et mu arsti või meditsiiniteekond tegelikult algas üldse õena, küll abiõena, arsti ei lubata või arsti hakatist ei lubata päris õena töötada. Me nii pädevad ei ole, aga ühesõnaga mul on äärmiselt hea meel, et ma tean, kui raske on teie töö ja kui suur on see vastutus, mis õdede õlul on. Nii, ja ma nüüd koos teiega lähen korra sellele mõtteharjutusele, et ma arvan, me küll kõik teame sellele küsimusele, mis selle ees pealkirjana oli, tegelikult sisemises seda õiget vastust, aga teeme koos selle mõtteharjutuse siis läbi ja vaatame, kuhu me 20 minuti pärast kohale jõuame. Ma alustan sellest, et kui me räägime, et õde saab midagi ära võtta arstilt, eks ju, see oli see vihjamine, et siis ma lähen korraga teiega niimoodi helikopterilennule ja vaatan kõrgemalt, mis on see kontekst, kuhu tänane eriõde siis üldse maandub, kui ta, eks ju, tööturule tuleb. Et ma tegin, see oli küll Arstide Liidu konverentsil, ma esimest korda näitasin neid slaide, aga ma üritasin aru saada, palju meil täna arste puudu on, kelle tööd eriõde tuleb ära võtma, on ju nii. Ja ma tegin nüüd see pseudouuringu siin enne autasestati päris teadusuuringute tegijaid, minu poolt ka palju õnne, aga ma tegin üks natukene ütleme siis naljauuringu. Ma helistasin sõbrale, need sõbrad olid 5 haiglajuhti siin ja sealpool Emajõge, üks oli ka saare peal ja küsisin, et täna siin on puhas leht, kirjuta, mis arste teil seal vaja on ja nad kõik panid kirja. Panin nad kõik Excelisse, küsisin Katrin Helmetilt ka eetikakomitee loa, nii et kõik on tegelikult legaalne ja siis tulemused on siin. Täna valimisse sattunud haigla juhtidel oleks vaja 231 arsti juurde. Ja siin oli ka mõeldud muide, ma küsisin ka perearstide kohta, et kuidas teie maakonnas võiks perearstide vajadus hetkel olla. Ja mitte väga kauges tulevikus, 2030 on veel teist sama palju arste tööturult lahkunud puhtalt vanuse kätte jõudmise tõttu. Nii et väga suured numbrid. Nii et kokkuvõte sellel uuringul on selline, et väga palju arste on puudu täna, veel rohkem on puudu homme. See tähendab umbes 70 arsti 100, vist oli 100 000 eestlase kohta, nii et kui me korrutame läbi eeldusele, et Tallinna haiglatel ja Pärnu haiglal ja Ida-Virus ei lähe paremini või halvemini kui siin meil Lõuna-Eestis, siis on meil puudu 1000 arsti täna ja 1000 arsti veel umbes 7 aasta pärast. Nii, et enne kui meil tuleb 2000, ütleme siis 2000 eriõde turule aastaks 2030, ei võta te mitte midagi arstidelt ära. Okei, nii. That's it. Kusjuures korra vaatasin ka meediat, mis on teistes riikides seis, et kas arste on sama palju või sama vähe. Oli raske leida ühtegi riiki, kus ei oleks viimase 2 aasta jooksul läbi käinud info, et arste lihtsalt ei ole. Varieerus see 10 000 perearstist Austraalias, mis on puudu 100 000 perearstini, mis on USA's puudu. Nii et mulle tundub, et arstide puudus on normaalne seisund igas meditsiinisüsteemis, nii et meil ei ole mõtet nutta, et arste ei ole, vaid meil on vaja vaadata nüüd ringi, kuidas me siis nende ressurssidega, mis süsteemis on, toimetame teistmoodi ja teeme ära selle, mida meie patsiendid ja kliendid vajavad. Ma lähen siit kohe ruttu mööda, sest ma mitu korda on neid slaide juba näidatud. Arste jääb veel vähemaks ja seesama WHO lause, mis siin slaidi peal on, ütleb seda, et me oleme, kui me kohe ei reageeri sellele, mis me täna süsteemina näeme, siis on meil disaster. Mis see disaster siin on mõeldud? Ma arvan, et siin kontekstis on see, et lihtsalt arstiabi kättesaadavus või tervishoiuteenuste kättesaadavus halveneb katastroofiliselt ja kõik siis sellega seotud tervisetulemite halvenemised sealhulgas. Et situatsioon, kus
arste on piisavalt, on minu hinnangul sürrealistlik lootus või ootus. Nii et kuna meie ühiskond vananeb nii kiiresti, et me ei jõua elu sees toota arste piisavalt palju juurde, pluss on siin mõned teised tegurid veel, ala hoiame supi paksu, ärme, ma ei tea, kardioloogiat seal ja seal haiglas tee, nii et ma arvan, et siin on ka sellised mõned subjektiivsed veel tegurid juures, mille tõttu arste ei saa olema kunagi liiga palju. Ma hüppan nüüd ajas tagasi, aasta on 91, selline doktor nagu Mati Kallas, eesreas Ilme teab väga hästi Matit, kes töötas välja tervishoiu sotsiaalhoolduse arengukontseptsioonid Viljandi maakonnas ja mulle meeldib siin üks tema lause sellest, ta näitas, et arste on tegelikult täitsa piisavalt selle hulga inimeste kohta, kes Eestis on. Meid on 2 korda rohkem peaaegu kui on Ameerikas ja Jaapanis ja Itaalias ja selles mõttes ei läinud Eestil, ega praegu ka lähe üldse mitte väga halvasti. Mis ta toob välja on see, et kui arenenud riikides on ühe arsti kohta 4-10 abitöötajat, siis Eestis on 2. Ja ta ütleb seda, et selleks, et arstil peaks tegema õetööd, võtma õetööd ära, niipidi, ja, me praegu võtame õetöö ära, tuleks meile lähiajal juurde saada 5000 meditsiinitöötajad, siis me räägime keskmeditsiinitöötajad, siin on siis tõenäoliselt Mati mõelnud ka õenduspersonali. Nii et probleem oli meile teada 30 aastat tagasi, kas me oleme tegelenud sellega, on küsimus, või kui siis, miks ei ole? Nii, ma arvan, et suuresti see põhjus, miks me täna oleme siin, on see, et me oleme erakordselt arstikeskne tervishoiusüsteem. Ma korra küsin, palun käe püsti enne võimlemise, kes on õed siin toas? Palun. Olgu, väga hea. Arste ka on. Ma vaatan, kus ma pärast tomatitega võin saada. Ei ole. Selge. Väga hea. Me oleme erakordselt arstikeskne tervishoiusüsteem. Ma toon mõned näited viimase 4 aasta jooksul mõnedest ma ei tea, koosolekutest või aruteludest, kuhu ma olen sattunud ja mida ma olen kuulnud ja tegelikult ma küll võib-olla mõnes mõttes toon välja niisugusi utreeritud või väga silma jäänud, aga ma arvan, et see iseloomustab 8 arsti seisukohta 10, niimoodi laias laastus. Võib-olla ma teen kellelegi liiga ja tõesti Ilona näitas ka, et suur lumepall, ma arvan, et on liikuma minemas või liikuma läinud, aga siiski arst ütleb, minu vastuvõtule tulevad ikka väga erinevad patsiendid, et mul on nii keeruline eriala, et võib-olla mõnel lihtsamal erialal saaks eriõde kasutada, aga minul ei saa. Ja, ma tahan näha mõnda arsti, kelle käest te küsite, kuule, kas su eriala on lihtne ja ta vastab jah. Ei. Meil on siin erialal haiglas väga väike maht, võib-olla mõnes suures haiglas on eriõel seal roll olemas, eks ju. Need ei ole ükskord, see ei ole ainult Viljandi haigla, ma igaks juhuks ütlen, et keegi arvaks, et Viljandi haiglas ainult sellised arstid töötavad. Ma arvan, et see on selline mõnes mõttes üldistatav seisukoht väga paljudele kolleegidele ja ühel koosolekul, õde hakkab seda tegema, ma rääkisin, et mis ma mõtlen, et õde võiks teha, see oli pulmonoloogia eriala. Aga mis siis mina teen? See koosolek lõppes, et konkreetne kolleeg läks vihaselt uksest välja. No ma ütleks, et ma ei tea, tee uks lahti, lase järgmine patsient sisse. Seal on raudselt 4-kuune järjekord ukse taga. Ei ole ju raske. Ja, see on natuke tõsisem lause ja seda ka ütles, kui ma õieti mäletan Agris oma ettekandes, et meie üks mitte vist meie, aga üks ambulatoorse üksuse juht ütles, et väga palju õed on mul assistendide asemel, et ma ei saa homme öelda, et kuule, hakka nüüd iseseisvalt vastu võtma, eks ju. Et see on, ja see on arusaadav, see ei ole nende õdede süü, see on, ma ütleks pigem arstide süü, kes kasutavad õdesid nii, kui nad on neid kasutanud, eks ju. Mu enda üks päev ärgates või kuskil olles, ma vaatasin, mis oli, mida ma päeva jooksul oma kabinetis tegin ja ma sain aru, et 80% peaaegu sellest tööst, mida ma teen, ei ole minu kvalifikatsioonile vastav. Need otsused, mis ma olen võimeline arstina tegema, on hoopis teistsugused kui see töö, mida ma teen seal. Nõustamine podagra puhul, nõustamine ravimi võtmise puhul, kontrollimine, kontrollanalüüside, uuringute tegemine, nende tõlgendamine, see ei ole minu töö. Ma arvan, et ma olen võimeline oluliselt rohkem tegema. Ma arvan, iga arst on võimeline oluliselt rohkem tegema. Ja see viimane on tegelikult üks olulisemaid, mida ma tahtsin siia teie juurde tuua. Jah, see on naljakas, aga see tegelikult ei ole naljakas, sest
see mõjutab teie eriõendust kõige rohkem ja ma ütlen, miks on sellepärast, et see on üks kolleeg, kes tahtis oma patsienti panna, üks stabiilset reuma patsienti panna jälgimisele elukoha järgsesse haiglasse, ehk Viljandi haiglasse. Ja ma ütlesin talle, et kuule, väga hea, et me oleme ühes EHL-i süsteemis, pane ta minu õe vastuvõtule, Ülle on ka meil siin olemas, et pane ta mulle reuma õe vastuvõtule. Ja see oli see lause, mis ta ütles, õigus. Tegemist on inimesega, kes on ühtlasi meie eriala seltsi juhatuses ja kes on ühtlasi ülikoolis see, kes on õppejõud ja õpetab tänaseid reumatolooge, kes tulevad meie tööturule. Et ma küsin, ma ei taha erakordselt hea kolleeg ja väga tark reumatoloog ja kindlasti minust oluliselt targem reumatoloogina. Küsimus on, kuidas sellises kliimas on meil võimalik eriõendust üldse edasi viia. Ja ma arvan, et see seisukoht ei ole konkreetse eriala seltsi juhatuse liikmetele ainuomane. See on väga oluline. Ehk et ma jõuan sinna, et me oleme erakordselt arstikeskne tervishoiusüsteemi, et selleks, et eriõendus saaks üldse arenema hakata, on meil vaja mujal kui tervishoiu kõrgkoolides ja õdede peas asjad ära muuta. Nii, ma lähen edasi. Kus mu aeg on? Pagan. Ma teen ühe harjutuse. Nägin, teie olite õde, on ju, käsi oli püsti. Õigeid valesid vastuseid ei ole. Ma küsin, ma ei tea, kuidas ma seda välja kukun, ma pole seda varem teinud, aga ma küsin, kelle ülesanne on või kelle vastutus on? Õe või arsti, on ju? Südame siirdamine, õde või arst? Teie selja taga arsti on, väga hea. Endoskoopia. Kelle vastutus on? Öelge hästi ruttu, ärge üldse mõelge, sest muidu ma tahaks teada, mis on see tunnetus. Ultraheli, liigeste ultraheli. Liigeste punktsioon. EKG. Verevõtmine. Ravimite viimine patsiendile. Ja olgu, ma rohkem ei küsi. We have a problem. Houston, we have a problem. Esimene, ma arvan, oli see, mille puhul ma kirjutaks alla täitsa nõus. Jah, las seda süda siirdab seal see arst. Teise puhul, endoskoopias, liigeste ultraheli, mis ma veel ütlesin, liigese süstid, ma ütleks, sõltub. Teie peaksite ütlema, sõltub. Ja viimased 3 te panite mõnes mõttes puhtapuusse. Flebotoomia ehk verevõtmine. Selleks on vaja 3-4 nädalat õpetada inimest tänavale, et ta suudaks seda teha täpselt sama efektiivselt, kui seda teeb õde. See on kirjanduse põhjal. EKG, puhas tehniline. Ma ei küsinud EKG tõlgestamist, ma küsisin EKG teostamist. Ma küsin EKG tegemine, jah. Täpselt sama, ravimite viimine või vererõhu mõõtmine. Seda saab teha hooldajana. Ehk et ma tahan öelda, et see on see, mida tunneb arst, kui arstil tuleb õde midagi ära võtma. Ma arvan, see oli see, mida tundsite teie. Ehk et midagi, mida teie täna olete harjunud tegema, antakse kuhugi mujale. Aga olgu. Ja. Ma ei öelnud, see oli ainult esimese puhul ma küsisin. Ma küsisin edasi, kes pani tähele, et aga kelle vastutus on, ja siis ma küsisin need ülejäänud 3. Ja. Ma tegin niisuguse natuke alatult, vabandust, aga teil tuli väga hästi välja. Nii, ma vaatasin ka korra eile tehniliselt, kas õde võiks saada arstitöö ära võtta või õigemini, kas on uuritud, ja see on väga palju uuritud. Aastast juba 25 aastat tagasi ma leidsin Lancetist artikli, mis leidis, et õed nõustavad paremini. Patsient saab paremini aru sellest nõustamisest, mida arst teeb või mida õde teeb, kui see, mida arst teeb. Ehk tõenäoliselt see keel, milles räägib õde, on palju mõistvam või arusaadavam sellele patsiendile. Siin oli, ma võtsin lihtsalt mõned, ja siin on Cochrane'id, mis on süstemaatilised ülevaated, ja see viimane Cochrane, kas õde saab asendada arsti, näitas, et ei olnud tervisetulemites olulist vahet. Kusjuures näitas, et tegelikult natuke vähem inimesi sureb siis südamehaigustesse ja diabeeti, kui seda ravi juhib õde. Ja, aga nad ütlesid, et nad ei julge igaks juhuks seda välja sinna kirjutada. Patsiendid olid oluliselt rohkem rahul, kui neid nõustas õde. Õel läks natuke rohkem aega või õigemini võttis rohkem aega ja tegi seda natukene sagedamini, mistõttu rahalist kokkuhoidu väga olulist ei tulnud, aga ma arvan, eriõenduse eesmärk mitte kunagi ei saa olema rahaline kokkuhoid, ma loodan, et te olete minuga nõus. Nii et me oleme selles
seisus mulle tundub, et üldse Eesti tervishoiul oleks mingi lootus sellele vananevale ühiskonnale vastu panna, on võimestada täna eriõendust. Ja, mulle meeldis Ilona lause teises selles saalis, ma natuke küll muudan seda, ütlen selle teistmoodi välja tõsta, et kui me arendame mingit uut teenust, siis mida vähem seal on eriarsti, seda rohkem on patsient rahul. See oli see, mis ma kuulsin, aga võib-olla ta päris seda ei mõelnud. Meil on täna nelja valdkonna eriõed. Väga hästi me saame aru, mis on vaimse terviseõe roll, mis on pereõe roll, mis oli see terviseõde, eks ju, ja mis on intensiivõe roll. Nüüd on see kliiniline õendus. 207 kliinilist õde oli Ilona slaidi peal 20 aasta jooksul. Samas meil on 27 eriarsti eriala. Ja need kõik kliinilised õed siis peaksid olema need, kes siis annavad sellele 27 muule erialale, sealhulgas reumatoloogia, selle eriõe on nii, et neid on väga-väga minu arust vähe. Ma tõin vaat see laius ja kitsus, et eriõde saab olla ükskõik kui laias või ükskõik kui kitsas. Mina olen reumatoloog, siin vasakul on reumatoloogia framework for nurses ja paremal on minu abikaasa on urogünekoloog. Ma isegi leidsin, et on olemas seesama kompetentsi, mis iganes guide selleks, et saada urogünekoloogia õeks, mis on minust üpris kitsas nišš. Te näete, üks on 37 lehekülge pikk ja 8 lehekülge. See on need, mida ma tahtsin tegelikult slaidi pealt näidata. Kui põhjalik, ma arvan, et reumatoloogia residendi õppekava on lühem. Vähemalt lehekülgede poolest, ma mõtlen, mitte sisu poolest. Ma arvan, sisu poolest me oleme päris tublid. Nii, ma näitan ka seda korral seesama reumatoloogia dokument. Üks suvaline leht ma võtsin, mida peab oskama reumatoloogia valdkonna õde, siin on 4 tasandit ja viimane on consultant level practitioner. Ma ei ole läbi käinud seda kõike, aga kui vaadata seda teist specialist specific practitioner, siis tema on võimeline tegema kompuutreid, MRT-sid tellima, tõlgendama röntgeneid ja vereanalüüse ja selle teise lehe peal oli ka teostama ultraheli, see oli see, miks ma küsisin kolleegide käest. Siin on urogünekoloogia, täpselt samamoodi, ma ei tea, kas see laser näitab, aga tellima, tõlgendama teste, laborianalüüse, radioloogilisi uuringuid, määrama ravimeid, konsulteerima või suunama teisele arstile ja nii edasi ja nii edasi. Ma lähen siit mööda, sest mul vist on aeg kohe läbi saamas, ma lihtsalt sellisike majanduslik analüüs, kui palju maksaks, kui me kõik need 1000 arstit toodaksime. Meil on vaja tegelikult 1000 meditsiinitöötajat, meil ei ole sõltub selliselt, kuidas me nüüd ülesanded selle ära jagame. 1000 arsti me toodame 22 aastat, kui me tahame neid juurde toota sellele tänasele tootmisele nii-öelda. 22 aastat, 180 miljonit tänases rahas. Kui me teeme 300 arsti ja neile 700 eriõde, siis see on 13 aastat ja maksab 70 miljonit natuke peale. Ja kui meil on 200 arsti, 400 õde ja 400 kliinilist assistenti, kes võtavad verd ja kõike neid asju teevad, siis siin oli ka veel numbrid. Siis on see natuke veel vähem 11 aastat ja vaevalt 50 miljonit, nii et puhas rahaline võit on siin väga-väga suur. Mis siis peab juhtuma, et eriõde täna tekiks ja eriõendus, ma arvan. Ma ei saa öelda, selles mõttes väga palju muid asju on ka ja Agris mainis, et haiglatel peab olema rahastus ja rahastusmudelid Tervisekassa poolt peavad olema jätkusuutlikud. Seadusandlust tuleb muuta, sellised detaile, nagu öeldakse, kurat on detailides, et neid on väga-väga palju, aga põhiliselt ma arvan on see, et me kõik peame tahtma töötada oma litsentsi ülemisel piiril või natuke üle selle, vaatame, ikka võib juhtuda, arstil ka võib juhtuda, sest et ta on oma litsentsi sees. Aga meil on vaja neid samu õppeprogramme. Ma sain aru, et need 26 programmi ehk ongi lähiajal siis tekkimas. Meil on vaja tõenäoliselt nii, nagu on erialaseltsid arstidele, tõenäoliselt erialaseltsid õdedele ja väga suure tõenäosusega on vaja need arstid, kes selle töö tahavad ära teha. Kõige rohkem on vaja seda arsti, kes usaldab, kes tahab teistmoodi töötada kui täna ja usaldab õde suurt osa oma tööst tegema. Nii, ma lähen edasi, mul ongi kokkuvõte. Me oleme tervishoiuressursi kriisis, juhul kui me tahame nii töötada, nagu me täna töötame. Muudel juhtudel on meil võimalik tegelikult leida lahendused. Ja kust algab eriõendus Eestis? Minu arvates algab ta tegelikult arstikabinetist. On see A232 või 454, vahet pole.
on vaja seda arsti, kes võtab selle kliinilise õe, kes tuleb sealt teie väga, väga kvaliteetsest haridusest ja aitab tal täita töölaua tööga ja olla parim eriõde, mis võimalik. Ma tean neid inimesi, kelle mõtted tegelikult siin täna on, need ei ole ainult minu mõtted, nii et ja soovin teile kõigile veel kord toredat õdede päeva pühapäeval.